ja kas poolakas ei tule 80 täis, aga peaks juurde saama oma 78-80, võib-olla ka mitte, siis kuskile sinna samasse kampi. See on suur meeste hulk, kes nüüd lahti läks, on 1500 meetri kohta viimasel piiril. Ole hulk jooksjaid siis staadionil startimiseks, aga kui aega saame, jõuame need nimed ehk ette lugeda. Praegu tulemas Tanel Laanme viimane katse, praegu on siis mees 4. kohal 73-34. Nii, see oli Kaspar Arusalu ja see katse läheb nüüd lõpuks selle hulga aja. Ka mõõtmisele küll eelmine mõõdeti ka ära ju 6.35 oli selle katse pikkuse, nüüd tuleb ehk juurde. Või kindlasti peaks rohkem tulema. Rasmus Kisel on siis see mees, kes seda pikka jooksete rivi praegu juhib numbri all 6.59, 6.69. Kaspar Arusalu kaugelt viimase katse teeb ära Hans-Christian Ausenberg ja Pavel Mialeška odav nägime lendamas nüüd, sellega odaviske rõhutas läbi, aga see mees parandab nüüd oma tulemust kindlasti ja läheb uuesti Ciprian Pluskondist mööda ning võtab teise koha sisse, on need numbrid, mis sealt tulevad ilmselt tahes. See on nüüd täpselt üks stsenaarium juba viimased 4 katset, aga sellega on Hans-Christian Ausenberg kaugusõituvõistluse võitnud 7.41. Jooksu juhtimasega praegu lätlane Jānis Raskalis, meil väga tuttav mees ja tihti külast käib tegelane ja jõuame siis öelda, et 63 rajal on Karl Mäe, 62 Mark Aabner, 61 Kaarel Ussar, 59 Martin Skartsons Lätist, 58 Roland Jekins Lätist, 57 Deniss Salkauskas, 60 Rasmus Kisel, 55 Jānis Raskalis, temast juba rääkisime, 54 Paul Aarens, ikka Läti, 53 Dmitri Ramotovski, Valgevene, 56 Olavi Allase, 52 Allan Lamp, 51 Kaur Kivistik, 72 Andri Soo, 71 Matteo Ruus, 70 Franko Reinkond, 69 Eno, 68 Teekov, 67 Deniss Sarjanov, 66 Karel Sander Kruusi, 65 Enani Tõnstele, 64 Kerin Väljavats. Ja nüüd siis alles jooksuks läks, kui viimase ringi kellad kõlavad ja sellest putrast välja tulemine, seal on juba üsna keeruline, aga kui enne asjasõimariks ei aetud, siis tuleb teha seda viimastel meetrit ja praegu on nüüd jäänud siis üle vähem kui 300 finissi. Allan Lamp on sealt teisel kohal praegu selle mehe tunneme eemalt kaugelt ära. Aga nüüd on juba Allan Lamp ees ja kes on siis tagapoolt tulevad sellest seltskonnast. Pole selgelt veel midagi ja ega päris kindel või Allan Lamp oma võidus olla, aga mida saab edasi ja mida finis tänane tuleb, seda selgemaks asi saab. Ja Allan Lamp selle jooksu võidab, kõik olema kahtust ja kes on see mees, kes teiseks pressitas. Keegi lätlastest või kohe väheme ei Kaur Kivistik muidugi selle peamaelaga ei tulnud meest äragi ja nüüd, kes teised kolmandad minema viiendal olid, siis lõpukokkelikult teevad oma tööd. Kui õnneks läheb, saame selle järjekorraga teada ja 10 meestel õiged ajad kirja, aga see võtab nüüd minutit 5 vähemalt aega, nii et kohe ruttu tulemusi oodata ei võtta ole maksa, aga Allan Lambi aja saame küll vastu kohe teid öelda.